Suur tänu, mul on hea meel tervitada meil siin stuudios Anto Liivatit, kes on Rahvaliidu Euroopa Parlamendi valimiste esinumber ja muuhulgas ka Rahvaliidu juhatuse liige. Tere hommikust! Tere hommikust! Aitäh! No kuidas küll selline mõte sul üldse pähe tuli, et sa otsustasid sinna parlamenti kandideerida? Miks sa seda teed? Ma arvan, et küsimus ei olegi niivõrd minu isikus, vaid on pigem põhimõttelist laadi. Meil on täna Eestis olukord, kus ma usun, et Eesti riik seisab teatud mõttes arengu ristteel. Me kogeme täna igaüks üsna vahetult majandussurutise mõjusid. Paljud inimesed on kaotanud töö. Meie ettevõtete ekspordisuutlikkus on suhteliselt madal. Inimesed on otsustajatest kaugenenud. Selle heaks näiteks on kas või väga madal valimisaktiivsus eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel. Ma pigem soovin olla siinkohal selliseks eeskujuks ja veduriks, kes toob Eesti tänasesse poliitikasse selle uue põlvkonna, kellel on taasiseseisvumisjärgses Eestis kodanikuühendustes ja organisatsioonides osalemise ja kogemuste omandamise võimalus olnud ja natukene teistsugune taustsüsteem võib-olla kui tänastel poliitikutel, kes on rohkem harjunud juhtima ülevalt alla. Kui lihtne on sul olnud Rahvaliidu sees enda häält kuuldavaks teha? Rahvaliit on üks suuremaid Eesti erakondi, meil on pea 10 000 liiget, mis tähendab tegelikult seda, et kuigi ma avalikkuses olen täna veel suhteliselt tundmatu inimene, siis sedavõrd suures erakonnas tuleb kindlasti võita üsna paljude inimeste sümpaatia selleks, et erakonna esinumbriks valituks osutuda. Ma arvan, et see on üsna sellise pikaajalise ja sihiteadliku töö tulemus. No sinu renomeele pole mitte ühtegi musta plekki. Sa oled nagu heas mõttes selline Rahvaliidu Batman, kes tuleb ja päästab selle olukorra, sellepärast, et ega saladus ei ole see, et Rahvaliidul on viimasel ajal suhteliselt kehvasti läinud, et erinevad kohtuasjad varjutavad tervet erakonda. Sul on võimalust olukorda päästa, eks? Ma usun, et võimalus on loomulikult olemas ja Rahvaliidu usaldus Eesti inimeste silmis on saanud räsida. Me oleme seda möönnud ja tunnistanud, aga küsimus ei ole taas kord niivõrd minu isiku keskne, täna võib-olla niivõrd mitte ka Rahvaliidu keskne. Ennekõike mul on hästi hea meel selle üle, et kui minu esinumbrina kandideerimine avalikuks sai, siis ma olen kuulnud väga palju toetavaid ja tunnustavaid sõnu ka inimestelt, sõpradelt, tuttavatelt, teistest erakondadest, arvamusliidritelt. Ma tahaks väga loota, et see on teatud uute mõttemudelite raames mõtlemise märk, et see on märk sellest, et me suudame Eestis näha poliitikat üha enam teatud seisukohtade debatina ja vähem isikute vahelise konfliktina, et me suudame mõelda raamide üleselt, et me suudame näidata üles natukene enam sallivust meie suhteliselt sellises atomiseeritud eriilmelises ühiskonnas, et me ei jaga inimesi mustadeks ja valgeteks pelgalt nende erakondliku või etnilise või soolise või vanuselise kuuluvuse järgi. Ja seetõttu ma arvan, et ka mina ei ole Rahvaliidus kindlasti vastanduja, kes on nüüd uus, vihane, noor põlvkond, kes tuleb ja teeb kõike teistmoodi. Ma pigem arvan, et ma võiksin olla nii Rahvaliidus kui Eesti poliitikas teatud mõttes sidustav figuur. Sa oled EBS-i õppejõud, sa oleks võinud sama hästi hakata ärimeheks või kellekski muuks, sa valisid poliitika. Miks poliitika? Ma olen tegelikult õppinud ja oma praktilise juhtimiskogemuse saanud eelkõige kolmanda sektori ja organisatsioonidest ja kodanikuühendustest. Ma olen teinud elus üsna palju vabatahtlikku tööd mittetulundussektoris. Ma olen tõsi proovinud kätt ka ettevõtjana, aga ma arvan, et ühiskonna asjades kaasa rääkimine on teatud mõttes iga inimese moraalne kohustus teha seda oma võimete ja võimaluste piires. Üks võimalus selleks on poliitika
ja ma täna tunnen, et Eesti poliitika vajab uusi mõttemudeleid, vajab sellist kaasamise kultuuri ja seda kaasamise kultuuri ma tahan Eesti poliitikasse tuua ja sellest seista. Seda sa ei tunne, et kui sa osutud valituks, no Rahvaliit ongi prognoosinud, et ühe inimese nad tõenäoliselt parlamenti Euroopasse saavad, et sa ei karda seda, et sa lähed sinna ja sa kaugened Eesti poliitikasse, kaod Eesti poliitika jaoks lihtsalt nagu musta auku ära. Seda on mulle ette heitnud tõtt-öelda ka minu Euroopa õpingute kursusekaaslased Tartu ülikoolist ja mõned õppejõud, arvamusliidridki. Ma siiski tahan ka, et me mõtestaksime ümber Euroopa Parlamendi saadiku profiili ja rolli. Kui tänast Euroopa Parlamendi saadikute tööd tuleb kindlasti tunnustada. Nad on olnud suunanäitajad ja teerajajad. Nad on nii-öelda meie esimesed esindajad, esimene põlvkond Euroopa Parlamendis. Nad on kindlasti teinud oma tööd suure pühendumuse ja parema äranägemise järgi, aga me peame möönma, et Eesti inimeste teadlikkus nende tegemistest on üsna madale. Ma soovin, et järgmisel europerioodil oleksid meie saadikud eelkõige kaasavad informatsiooni ja kontaktide vahendajad, Euroopast informatsiooni siia toojad, debati loojad ja eestvedajad ja natukene vähem võib-olla formaalsed esindajad Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu teiste institutsioonide struktuurides. No räägi lõpetuseks oma kampaanias, sul on see enam-vähem läbi mõeldud, kuidas see kõik toimuma hakkab? Kampaania on läbi mõeldud ja ma olen üsna selgelt seda meelt, et tapetseerimise lihtsakoeliste loosungite asemel peaks ka Eesti poliitika kampaaniakultuur tuginema enam sellisele võrgustatud nõupidamisele. Ma järgmise sammuna soovin ka Euroopa Parlamendi valimiste platvormi koostamise tuua tõenäoliselt esimest korda Eesti poliitikas avalikkuse ette, pakkuda välja need küsimused ja võtmekohad, mis minu arvates on ennekõike olulised, millel on ennekõike oluline vastata saabuvate valimiste kontekstis ja seeläbi luua siis ka inimestele võimaluse neid lahendusi pakkuda. Ja selline võrgustikule tuginev kampaania on ka kindlasti kümneid ja kümneid kordi odavam kui sellise tapetseerimise teed minek. On sul olemas ka mingid oma sellised hüüdlaused või sloganid, millega sa, kui on vaja natukene kusagil midagi trükkida, eks ju, ajalees või kusagil, et mida sa siis ütled? Mis on su lühike põhimõte? Minu lühike põhimõte on, et Eesti peab muutuma tegusamaks ja suutlikumaks osalejaks Euroopa Liidu liikmena. Ehk ma soovin Euroopa Parlamendi saadikuna olla nii-öelda ühe jalaga Euroopas, aga südamega ikkagi eelkõige Eestis. Ega ei olnud, veel tõesti viimane küsimus, et ega ei olnud väike põnt sulle see, kui selgus, et on kinnised nimekirjad? Kuidas sina oleksid soovinud? Mis on sinu eelistus? Ma olen seda meelt, et tänases olukorras tuleb minna valimistele vastu selliste nimekirjadega, nagu on kokku lepitud. Aga ma arvan, et nimekirjade moodustamise põhimõtted, mis on jäetud ikkagi iga riigi nii-öelda siseasjaks, tõstatuvad peale kohalikke valimisi või hiljemalt enne järgmiseid Euroopa Parlamendi valimisi taas ja kindlasti on see üks arutelu ja mõtlemise koht. Anto Liivat, suur aitäh sulle ja edu ja valimised tulevad üsna varsti, nii et meid ootavad ees huvitavad ajad. Aitäh teile! Aitäh!